Taimelehtede mikroskopeerimise juhend. Erinevate taimeliikide äratundmiseks kasutatakse tihti valgusmikroskoobi. Mikroskoop võimaldab suurendada mitmekordselt taimerakke ning lihtsustada taimeliikide määramist. Täna käsitleme Eestis levinud samblaid nagu harilik karvkeerik, metslehiksammal, harilik kadrisammal ja harilik lühikupar. Lisaks vaatame veel harilikku sinilillelehte, mida leidub nii lehti- ja segametsades kui ka koduaedades. Mikroskopeerimiseks tuleb eelnevalt taimed ette valmistada. Peetri tassi valati kraanivesi, kuhu asetati samblaproovi võsu või siis sinilelle lehetükk. Taimeproovid lasti paar minutit liguneda, et taimeproovid sirguksid ja oleksid paremini vaadeldavad mikroskoobi all. Samblapreparaatide valmistamisel asetatakse katteklaasi alla 3–5 varrelehti. Hariliku sinilillelehe preparaadi valmistamine. Võeti üks puhas alusklaas. Alusklaasile tilgutati pasteuripipetiga vett. Pintsettidega asatati hariliku sinilillehetükk alusklaasile. Vajadusel lisati lehetükkile vett juurde ning seejärel asetati lehetükk peale katteklaas. Preparaadi mikroskopeerimine. Mikroskoobi valguse sisselülitamine on-off nupust. Vajadusel muuta valguse tugevust. Preparaadi asetamine mikroskoobi töölaua klambrite vahele. Esmalt valida objektiivi surunduseks 4 korda. Preparaadi saab liigutada vaatevälja keskele, kasutades preparaadi liigutaja kruvisid. Üks kruviosa liigutab lähemale ja kaugemale, teine kruviosa liigutab vasak-parem suunas. Järgmisena tuleks vaadata okulaari ning kasutada makrokruvi, et leida selge pilt lehest. Kui 4 korda suurendusega on selge pilt saavutanud ja soovitakse vaadata leheosi suuremalt, siis tuleb keerata ette 10 korda suurendus ning seejärel 40 korda suurendus. Pildi tervustamiseks kasutada ainult mikrokruvi. Harilik karvkeerik on 1–4 cm kõrgune oliivroheline kuni pruunikasroheline karvane kruvitaoliselt keerdunud sammal, mis kasvab paljudel pinnastel nagu kivid, puutüved ja katused. Harilik karvkeerik tunnuste vaatamine 4 korda, 10 korda ja 40 korda suurendusega. Lehed on ovaalsed, oliivrohelised kuni pruunikasrohelised. Lehe otsas on karv, mis preparaadil paistab punakas-pruun, tihedalt hambuline. Lehe alumisel serval asetsevad õhukese seinalised, siledad, värvestutud rakud ja seejärel toimub järsk üleminek ümarateks rakkudeks. Metslehiksammal on tume kuni heleroheline hambuline sammal, mis kasvab maapinnal, kividel ja puutüvidel. Metslehiksammal tunnuste vaatamine 4 korda, 10 korda ja 40 korda suurendusega. Lehed on 3–4 mm pikad, ovaalsed või talbjad. Värvuselt on lehed kollakad, lehe äär on kaetud teravate hammastega lehe tipust kuni keskosani. Lehe labarakud on 15–30 mikromeetrit läbimõõduga, tihti ovaalsed või kuusnurksed. Harilik kadrisammal on 1–10 cm pikkuste vartega tume kuni pruunikasroheline sammal, mis kasvab parkides, põldudel, võsastikes ja kraavikallastel. Hariliku kadrisambla tunnuste vaatamine 4 korda, 10 korda ja 40 korda suurendusega. Lehed teravatipulised keeljad 5–10 mm pikad ning 1–1,7 mm laiad. Leheservad on kaetud 1 või 2 ühekordsete hammastega. Harilik lühikupar on 7–8 cm pikkustega vartega, tume või heleroheline läikeva polstriga sammal, mis kasvab maapinnal, kõdupuidul
või kändudel. Harilik lühikupar tunnuste vaatamine 4 korda, 10 korda ja 40 korda suurundusega. Varrelehed on 2,5 kuni 3,5 mm pikkused ning pikivoldilised. Lehe alumine osa on lai munajas ning lehe ülemine osa ahaneb teravaks tipuks. Oksalehed on sarnased varrelehtedega, aga on natuke kitsamad. Lehe alumises osas võivad leherakud esineda neljakandilistena. Harilik sinilill on 10 kuni 20 cm kõrgune taim, tavaliselt siniste õidega ning tumeroheliste lehtedega rohttaim, mis kasvab varjukas salumetsas. Harilik sinilille lehe tunnuste vaatamine 4 korda, 10 korda ja 40 korda suurundusega. Leht on kuni 10 cm pikkune. Leht on pealt tumeroheline suure klorofüüli sisalduse tõttu. Lehe alumine pool võib olla lillekas. Lehe epitermises on lilleline muster ning tihti ka õhulõhed. Video koostajad Tallinna Ülikooli projekt Elus ülikooliaed 2023 õppematerjalid.